Oi need õnneallikad. Hommikul ka peab mitu ämbrit alati täitma või läbi elu. Et õnn ei ole selline, võime rääkida küll uhkelt, et õnn on selline hing, et kui sul hing on õnnelik, et siis ei saa midagi sulle keegi miski teha, aga meie tasemel, kes me oleme siia reinkarneerunud jälle, niivõrd palju elus ennast samastanud kehaga ja mõistusega ja meie õnn koosneb hästi mitmest komponendist. Et need ämbrikesed hommikul tuleb täita, üks on terviseämber, eks ju, kuidas sa oled maganud ja kuidas sa oled magama läinud ja mis sa enne magama minemist sõid või vaatasid netist, eks ju, sellest sõltub, kuidas me ennast välja puhkame, ehk siis keha. Esimene ämber on siis tervis ja keha, eks ju, toitumine. Ja siis kehaline liikumine ja kehaline ühendus 5 elemendiga, õhk, maa, tuli, vesi, eeter, eks ju, puhaste elementidega looduses. Kui tihti me oleme ühenduses, et see on see kõikide kogu meditsiini ja ravimiste ja tarkuste ja keha tervise siis alus olla ühenduses nende 5 elemendiga, mis on looduses puhtalt, eks ju, emaka maa annab sellise sotsiaalse isikulise kindluse, ema annab sulle selle jõu ja usu ja armastuse, eks ju, iseendasse, et sa suudad nagu elada siin ja praegu ja kohe selles õiges tundes. Siis seal vesi voolab, vesi on nagu sotsiaalsus ja tuli on ohverdus, et sul on julgus anda oma keha, mõistus ja hing kõige hüvanguks. Õhk on siis selline juba natuke peenem element. Praana õhust liigub tegelikult, õhk annab seda praanat, siis eluenergiat. Puhta õhk, puhas õhk, eks ju, teadlik hingamine. Hingamine on seotud närvisüsteemiga, närvisüsteem on seotud mõistusega, kõik nad omavahel ühendatud. Rahulik mõistus tähendab rahulik südametunnistus. Või siis vastupidi, rahulik südametunnistus. Kõrged inimlikud omadused ja omakuse püüdmatus tekitab siis selles mõistuses rahutunde. Iga on mõistus rahutu. Eetris liigub siis tegelikult transcendentaalne informatsioon. See on ainuke materiaalne element. Kõikides elementides on, eks ju, pühadus, aga seal on nagu eriti hästi siis, eks ju, püha heli, püha muusika, püha Jumala nimi, pühad palved, eks ju. Jah, õhk ja eeter, eks ju. Eeter viimane siis kõige peenem 5 elemendist. Et need on meie siis nagu ainult ühe ämbri täitmine. Siis on mõistus, mõistuses on seal, eks ju, arukuse aspekt, intellekt. Intellekt ja mõistus on tegelikult nagu sama, peaaegu nagu sama, aga need eraldatakse küll veedades. Ahankara, valeego, ego töötab siis läbi nende samastamist ja sealt tuleb siis, peab olema siis mõistuses hea toit. Hea toit tähendab siis peene tasemel hea kultuur, õiged filmid, õige muusika, õige suhtlus, õiged need elulised tõed, fundamentaalsed tõed, mis me lapsepõlvest eeskujuga ja niimoodi õpetustega sisse peaks olema kodeeritud. Sest muidu hinge see rahu, eks see on meil kõik algselt olemas sees. Et siis ka teine ämber on siis mõistuse ämber, peenkeha ämber, füüsilise keha ämber. Oli esimene ja siis peenkeha ämber teine, need on meie õnne ämbrid. Siis on sotsiaalsus, eks ju. Selles mõttes sotsiaalsus 3. ämber, et sugulased tuttavad need, kes meie ümber juba on. Jumal on nad saatnud, midagi ei ole teha, nutab või naera, vahest nutad, vahest naerad, eks ju, tädid, onud, emad, isad, naabrid, töökaaslased, elukaaslased, lapsed, kõik see sotsiaalne sotsium nagu, et seal, see on see 3. ämber, mis tuleb täita, eks ju, seal siis hakkab eksam pihta, või ilusat juttu rääkida ja lennata kaugel ja olla väga meeldiv inimene internetis ja kuskil reisidel, aga siis argipäevas on sul siis need inimesed ja kuidas sa nende vahel siis nagu armastust jagad, kui hästi sa hakkama saad. See on juba siis nagu argipäev, sellest 3. ämbrist sõltub ka siis väga palju. Et nii palju ämbreid on. 4. ämber on, võib öelda ka siis õnne ämber on, mida tuleb täita, on siis juba transcendentaalne, juba siis selline, ütleme, et see on nagu, mis see välismaailm pakub sulle läbi erinevate ilmingute. Sotsiaalsusest me rääkisime, aga lihtsalt see üldine seis, kommunism, kapitalism, sõjahirm, vaesusrikkus, kõik see üldine see, et kuidas sa sellele, kui tugevalt sa sellele või kuidas sa sellele reageerid või kuidas sa seda ämbrit täidad, et kas sa täidad ämbrit headuse, ilu ja liblikate ja lilledega ja aegklubis unistustega, et Jumal on hea, eks see, mis paistab küll sentimentaalne, et kõik on mingi mõttega, eks ju, kõik seletatakse sulle pühakute poolt ja veedades eriti väga täpselt puust ja punaseks mateeria, vaim ja kõik need asjad, kui sul huvi on,
saad selle info kätte, eks ju, see on nagu väga tähtis, see on võib-olla selline noh, kõik need on tähtsad meie tasemel, aga siis see on lõppkokkuvõttes see nagu annab vabastamise, et õige vaimne õpetaja on ka, õpetajad on meil palju, eks esimene on ema näiteks. Aga see õpetaja või siis see eeskuju või see suhtlus, kes vabastab sind surmasünni tsüklistest, kehalisest samastamisest, mõistuse samastamisest. Et ta räägib sulle, mis on ajutine ja mis on igavene, annab sulle siis esimest korda, mis on algselt hinges, kuhu ta pöödleb selle informatsiooni, et eksisteerib sinu igavene hing, igavene jumal, igavene suhe jumalaga, eksisteerib vaimne reaalsus, eks ju, eksisteerib asi, mis on hirmudest kõrgemal sellest surmahirmust, et see lõpuks sa saad aru, et kõik on ajutine, keha vananeb ja sa nagu oled šokis, nagu sa tead, et sa kaotad kõik, sa näed, inimesed tulevad ja lähevad ja kultuurid tulevad ja lähevad ja et kuhu siis, kust kinni hoida, siis on hingelised teadmised, mis siis seda õnneämbrit täidavad, et me praegu lugesime 4-5 ämbrit vist praktiliselt, et eks need ämbrid on veel, aga et meie õnn koosneb siis mitmest aspektist, mida ei tohi unustada, neid tuleb nagu kogu aeg täita.